Mina olen Eikego Leitham ja ma olen Kreeka-Rooma maadleja. Enne, kui ma olen sportlane, olen ma lihtsalt aktiivne noormees, kellel on tugev tahtejõud ja soov teha asju õigesti. Ma tunnen suurest perest ning lapsena möödus enamik mu vabast ajast vendade ja õdedega võrkpalli, korvpalli ja tänavahokit mängides. Sportlikkus on alati mind edasi viinud. Olen 9-kordne Eesti meister ning olen maadlusega tegelenud kogu oma elu. Selle kõrvalt õpin Tallinna Tehnikaülikoolis maapõueinseneriks. Minu elu on pidevas liikumises, treeningud, õpingud ja võistlused. Maadlus ei ole minu jaoks enam lihtsalt sport. See on eluviis, mis on aja jooksul saanud lahutamatuks osaks minu identiteedist. See ala on väga füüsiline, pidev kontakt, tõmbed, lükked, põrutused. Ruumitaju ja tasakaal on kriitilised, sest eesmärk on püsida püsti olukorras, kus vastane üritab sind iga hinna eest maha viia. Tasakaal on väga tihedalt seotud nägemisega. Mäletan selgelt, kuidas Eesti meistrivõistluste finaalis kukkus mul lääd silmast välja, mille tõttu halvenes minu ruumitaju. Lõpuks kaotasin selle matši ning läätse kadumine mängis selles kindlasti oma rolli. Aja jooksul sain aru, et nii enam edasi ei saa. Treeningutel ja võistlustel oli mul pidevalt kuklas mõte, et pean lühinägelikkusest vabanema, et selliseid ebakinneid olukordi enam ei tekiks. Treeninglaagrid, võistlused, pidev muretsemine läätsede ja prillid pärast, see lisas asjatut stressi. Tahtsin olla nägemise poolest nagu tavainimene. Silmalaserist olin kuulnud juba varem, kuid minu jaoks oli oluline, et protseduur oleks täielikult lõikevaba. Kontaktsport tähendab pidevaid põrutusi ja füüsilist kontakti ning ma ei tahtnud treeningul või võistlusel mõelda sellele, kas silmadega on kõik korras. Sportlasena otsisin lahendust, mis oleks maksimaalselt turvaline ka kontaktspordile. Lõikevaba laserprotseduur andis mulle selle kindluse. Sportlasena oli Flow 3 minu jaoks ainus loogiline valik. Käisin esmalt silmauuringul ja selle põhjal selgus, et minu silmad sobivadki laserprotseduuriks. Mõeldud, tehtud, paningi endale protseduuri aja. Üllatav oli see, et sain treeningutega jätkata juba nädala pärast ning võistlesin 2 nädalat pärast protseduuri. Nüüd aga juba selge ja terava nägemisega. Täna saan keskenduda ainult sellele, mis on mulle päriselt oluline. Treeningutele ja võistlustele.